Hei, kevad hakkab saabuma ja hobiautod hakkavad garaažidest väljuma nagu miiniväljad lähevad. Okay. Aga tegelikult seoses selle kevadega ja igasuguste hobiautodega ja üldse refi vahetuse hooaja algusega mõtlesin, et teen ühe testi, ühe väljatesti. Kuna mul on endal olnud igast kogemusi erinevaid, siis ma mõtlesin, et võib-olla ka aidata teistel inimestel ja minult on ka küsitud soovitusi, kuhu minna oma velgedega. Siis ma mõtlesingi, et ma teen sellise asja, et viisin siuksesse 4 tuntumasse Tallinn ja lähiümbruskohta igale poole ühe välja. Hallid väljad, kõik ühtemoodi vigastatud, ventiili juurest nurgast täkke ära löödud, kõveraks löödud ja lasin kõik mustaks teha. Läikib mustaks, sest siis on kõige parem, nagu see on selline värv, mis ei andesta üldse. Ehk siis ta annab kõik välja näidata, või näitab kõik välja, mis vead on. 4. kohas ma käisin ja lõpuks tagasi ma sain nad. Aga vaatame, mis mulle tagasi anti. Ja esimene koht, kuhu ma viisin, oli Keilas Surivali. Kõige kiiremini tehtud. Surival on siis Kuningasvärvib Keilas. See on kõige kiiremini tehtud. 50 € maksis. See täkke on, ütleme, et parandatud. Siin on väike lauge lohk sees, aga see oli ka intensiivne, et Siukse suvalise välja puhul võib-olla ei ole ka vahet. 2 asja, mida ma kohe märkasin. Üks on see, et see on apelsinikoor. Liivapritsiga see lihtsalt nii jääbki, et ta teebki apelsinikooreks. Kui sa tahad liivapritsiga sellist siledat tulemust, siis sa pead lihtsalt seda lakki siia korralikult panema ja ta peab ühtlaselt valguma, et siis jääb läikiv sile. Ja teine asi, mis oli super veider, on see, et nende oma on selline kahvatu või tuhm, et see ei ole üldse sügav läikiv must. 3 tükki, mis ma sain erinevates kohtades, on ilusad läikiv mustad, aga see on selline ähmane, ma ei tea. Nagu laupäeva hommikul ärgates ja meenutas eelmist õhtut. Aga ühesõnaga jah. Ja siis, mis üks asi veel siin on? Nad on riputanud ventiili avast selle üles, et värvida või kuivada või mis iganes. Ja siin on see, millega nad riputasid, et selle pealt on, või see on nagu kehvasti pandud. Et üldjuhul, kui sa paned siia pärast selle ventiili peale, siis ta võiks seal ära katta, aga siin juhul ta ei kata ära seda ja see värvimata osa jääb näha kahjuks. Seest oli hästi kaetud. Siin ei ole midagi öelda. Aga mis ma veel lasin nende kõikide velgedega teha on, et kui ma nad kätte sain, ma läksin kontrolli nendega, et kas kõik on sirgeks tehtud ja see ei ole sirgeks tehtud. Selles mõttes, jah, selline see sai mulle. Nii, aga vaatame järgmist. Järgmine on laagri pulbervärv ja nemad asuvad laagris. Kohe, mis ma näen, täiesti sile ja läikiv. Ma tean ka, et miks neil selline sile tulemus on sellepärast, et nad ei kasuta liivapritse ja neil on happevannid, kuhu nad siis neid velgi kastavad. Et ju sellest selline ilus tulemus tõesti kena. Velg oli sirge, siis lohk parandatud, ilusti oli kaetud seest selles osas. Aega läks, ei läinud ka kaua, suht kiirelt sain kätte. Äkki oli mingi nädala või 1,5 või? Nädal vist oli, jah. Et selles mõttes tulemus on hea, mulle meeldib. Siis, mis veel oli? Nii, vaatame järgmine. Vaatame sellest ära. Nii, mul see väike spikker. Siis AMR. Kõige kauem läks aega, äkki 2 nädalat või?
võib-olla 1,5, ma võin eksida, sest et neile ma ei saanud kohe järgi minna, aga kohe näen jälle sile läikiv pind, ehk siis liivapritsi siin vist ei ole kasutatud, võib-olla on klaasiprits, ma ei tea, või siis on hästi paks lakikiht peale pandud. Velg on kõver, kahjuks. Vaatan, kus see... Lohk on päris intensiivne, seda nagu just liiga palju ei ole parandatud. Siin on midagi lihvitud, aga jah, see ei ole päris see. 70 euri maksis. Teip väga halvasti paigaldatud ja see velg hakkab ilmselt ka juba, okei, ta on kõver, aga see hakkab ka viskama, sest et seal juures ma sain ta niimoodi tagasi, et need kõik katteteibid olid veel küljes, ma pidin need ise ära võtma, aga noh, siin on tugev rant sees, et see on halb. Aga kui sul sirget velge vaja ei ole, noh, siis on see hea. Ja kui siin sellised defektid ka ei häiri. Ja siis viimane on Kumnas oli meil Veoserva Oy. Hind oli 85 eurot. Ma ei tea, okei. Velg oli sirge. Kus see auk? See on kenasti pärandatud. Aga liivapritsi tehnoloogia ehk siis apelsinikoor. Kodarad on natuke siledamad kui näiteks sellel Surivalil seal või kuningas värvib seal Keilas. Et lakikiht on ilmselt paksem pandud, aga noh, selle ääre järgi, paksema välisserva järgi on näha, et see on ikka apelsinikoor. Aga noh, ma ütlen, et olulised asjad on siin tehtud, et see auk on ära kaotatud ja velg on sirgeks tehtud, et need on olulised. Ja hästi tore teenindus oli ka seal, et kui nüüd välja mulle tagasi andsid, siis nad ütlesid ka, et kui mingisuguseid pretensioone on, et siis kindlasti teada anda või tagasi viia, et teevad korda. Noh, ega tegelikult ei olegi see liivaprits, sellega väga ei saagi midagi teha. Lihtsalt musti läikivaid velgi ei tasuks teha. Siis seest oli ilusti kaetud. Nüüd on isegi natuke lihvinud siit, et see äär siledaks teha. Et pigem ma olen rahul. Aga kokkuvõtteks ütleks niimoodi, et Kumna ja Laagri on need kohad, kuhu ma soovitan minna või viia. Et väljad on sirged, see on kõige olulisem asi, sellepärast, et kui nõme on, kui sa saad oma väljad kätte, kõik on ilusti ära tehtud, palusid, et tehke korda, anti sulle värvitud väljad ja lähed nendega nüüd kevadel rehvi vahetusse, panevad uued rehvid peale, panevad pinki, et sorry, et velg on kõver. Ja mis sa teed siis? Sul on aeg juba pandud, sul on auto juba pukkide peal, seal võib-olla on kõik rattad juba alt ära võetud ja igal rehvipanijal on erinev oma nagu see töökäik on ju. Ja ühesõnaga halb seis, et siis pead hakkama otsima uuesti, kes sul selle, sa ei saa panna uusi rehve alla, on ju. Et otsid, et kes sul välja sirgeks ajaks, aga nõme on ka ju see, et sul on velg juba värvitud, et sirgeks ajamine võib kahjustada ka uuesti seda värvitud velge. Et see ikkagi pannakse ju pinki. Noh, lihtsalt tuleb võib-olla viia selle juurde, kes sa tead, et oskab hästi hoida neid siis. Et ühesõnaga, ma kõigile viisin ju ühe arusaamaga, et tehke väljad korda. Ma ei tea, kuidas seda saab erinevalt defineerida, aga ju siis saab, ei tea. Ja kuigi hinna vahe oli tunda, okei, AMR-il oli väga ilus kiht, läikiv ja sile on ju. Aga jah, mina ütleks, et olulisem on sellest ikkagi see, et su velg on terve ja sirge. Lihtsalt jah, kui on mingi kallim velg ja võib-olla või oled ise pedantsem, et siis see Laagri
see happevanni tehnoloogia mulle meeldib, et tõesti väga sile värv on. Ja ma ütlen, et musta lõikivaga on seda nagu kohe näha. Et siin on näha seda apelsinikoort. Aga noh, tead, kui sul on iga päeva passat, millel on mingid hallid väljad, ega siis tegelikult väga suurt vahet ei ole. Aga võt, sellised nad said. Aga mis seal ikka? Kevad hakkab kätte jõudma. Tehke oma väljad õigel ajal korda. Ärge olge nagu Janne, kes jättis kõik viimasele hetkele ja nüüd otsib oma velgi taga mööda maailma. Aga tehke oma väljad õigel ajal korda ja siis Kumna ja Laagri on need, kuhu ma soovitan minna. Ja ma ei tea, näeme teedel. Tšau! Oi, täitsa pekkis, kurat, jalad jäävad nii kangeks. Oi.